faktikontroll. Kas Euroopa Liit keelustab puupliidid? Eestis on viimasel ajal levinud väide, et puupliidid ja muud puidul töötavad küttekehad keelatakse ära. Kas see tähendab, et sinu puupliidiga kodus või maakodus, vanemate või vanavanemate juures ei saa enam pliidi peal putrukeet ega kartulit praadida? Ei. Mingisugust keeldu juba olemasolevatele pliitidele või küttekehadele pole plaanitudki. Euroopa Liidu regulatsioon, mida kavandati, oleks mõjutanud uusi ja veel valmimata tooteid. Nende puhul oleks uus kord tõesti tähendanud seda, et paljusid tooteid poleks saanud senisel kujul müüa. Need oleks tulnud arendada keskkonna säästlikumaks, mis oleks tähendanud ka nende kallinemist. Et aga müüt puupliitide keelustamisest pani paljud Euroopa poliitikud tagajalgadele tõusma, pandi vähemalt praeguseks seegi plaan seisma. Keetke ja praadige palju tahate ning rahustage ka vanemaid ja vanavanemaid. Tere, hea Delfi vaataja ja kuulaja. Berliinis sai ametisse Saksamaa uus liidukantsler Friedrich Merz, küll väikese koperdusega, ja siin Euroopa Parlamendis tähistati sel nädalal 80 aasta möödumist teise maailmasõja lõpust. Me räägime Saksamaast ning sõjast ja rahust Euroopas koos heade Euroopa Parlamendi saadikutega. Marina Kaljurand sotsiaaldemokraatidest. Tervist. Urmas Paet Reformierakonnast. Tere. Ja Jaak Madisson Keskerakonnast ja siis konservatiivid ja reformistid. Just nii. Aitäh. Enne saate peateemade juurde minemist ma vabandan teiste saatekülaliste ees. Ma räägin teemast, mis puudutab ainult üht-teist. Jaak Madisson, Belgia politsei lõpetas teie osas uurimise. Kas te saate nüüd väita, et te ei teinud 7. märtsil mullu mitte midagi valesti? Ma olen seda alati väitnud ja ma ei tea siiamaani. Ja nüüd väidab see isegi politsei ja president Metsola. Nii et minu väited on alati olnud õiged. Metsola ütles, et te ei ole midagi valesti teinud. Kas president Metsola ütles, et te ei ole midagi valesti teinud? No ta kinnitas ju politsei kirja, mille kohaselt mitte mingit uurimist pole, kuna alust ei ole. Lihtne. Mis tõestab seda, et mul on alati õigus olnud. On see enne valimisi, peale valimisi, valimislubadused. Alati mul on õigus. Isegi praegu oli õigus. Hästi. Lihtne. Teised ajakirjanikud saavad tegeleda sellega siis, kui see saateaeg on läbi. Me arutame siin neid teemasid, mis puudutavad meid kõiki. Ma küsin kohe teie käest, Jaak, et kui Friedrich Merz kukub hääletusel esimest korda läbi, olgu, saab teist korda ametisse. Me oleme talle Eestis suuri lootusi pannud, et ta võiks olla selline uus Euroopa liider või uus lääne liider. Kas me peame oma ootusi nüüd koomale tõmbama? Ega meil paremat varianti pole, aga et Saksamaa on Euroopa suurim majandus täna nüüd ka summaarselt, kus juures Saksamaa tänaseks kulutab rohkem kaitsesse kui ükski teine Euroopa riik. Et kui varasemalt SKP kohta oli Poola oli selgelt liider Euroopa Liidus, siis tänaseks SKP mõttes Saksamaa on küll allpool Poolast, aga kuna majanduse suurus on kolossaalselt teine, siis Saksamaa esimest korda peale teist maailmasõda kulutab kõige rohkem Euroopa riikides oma kaitsesse. Ehk meil ei ole mitte kellelegi väga teisele loota üleüldse. Ja kui me vaatame vähelt Merzi sõnumeid või väljaütlemisi, mis puudutab rändepoliitikat, rohepöörde küsimust, siis on ju mingisugune õhkõr lootus olemas, et võiks tulla justkui tagasiminek reaalsusesse, nagu päris maailma. Kas see hakkab juhtuma, sest et ega see koalitsioon on ju sotsiaaldemokraatidega, on meil vara öelda, eks me näeme seda igapäevapoliitikas, aga meil ei ole mitte kellelegi väga rohkem lootusi panna kui Merzile. Urmas Paet, kas te saate tõlkida, mis juhtus eile Berliinis ja mida see tähendab? Ma arvan, et laias laastus oli üks peamine põhjus, mis juhtus, oli see, et on tema oma parteis ehk siis Saksa konservatiivide seas ja ilmselt ka Saksa sotsiaaldemokraatide seas neid, kes tahtsid vähemalt signaliseerida seda, et edasistes otsustes peab ta kuulama nii oma parteis ise opositsiooni, kui muidugi, kui need hääled läksid kaduma ka koalitsioonipartneri poolt, et siis ka oli see selline tõsine signaal siis koalitsioonipartneri poolt, sest teises voorus ta ju ametisse kinnitati, mis ka näitab seda, et tegelikult esimeses voorus ei olnud nende saadikute või ütleme nende osade siis Saksa koalitsiooniparteides tegelik tahe teda lõplikult läbi kukutada, et üldse tekitada uus suur segadus ja hakata otsima uut kantsleri-kandidaati, vaid see oli selline signaliseerimine, sest viimastel nädalatel on ju tulnud sealt teateid, kuidas tegelikult Merzil ka oma enda parteis ei ole asjad siis toetusega mitte liiga head, on neid, kes on pettunud selle lepingu sisu osas, mille siis Merz sotsiaaldemokraatidega sõlmis, et justkui liiga vähe valimislubadustest jäi alles, et nii et ta on muidugi selles mõttes pretsedent, et Saksa poliitikas vist moodsal ajal ei ole olnud seda samalaadset olukorda, kus tegelikult kantsleri kandidaat läbi kukub Bundestagis usaldushääletusel.
nii et ta selles mõttes oli kindlasti sõnum nii Merzile kui muidugi ka Saksa ühiskonda sisse ja noh, midagi ei ole teha, et eks ta teatud mõttes ka selliseid, ütleme, suuri tiibu selle uue Saksa valitsuse puhul ka Euroopa poliitika kontekstis paraku kärbib, et eks see mõju kindlasti on laiem sellel juhtumil kui ainult Saksa sisepoliitikale. Ja Marina Kaljurand, kas teie sotside fraktsioonis sakslased tundsid ka teatavat kahjurõõmu selle pärast, mis juhtus? Tõepoolest, meie fraktsioonis arutati eile seda, mis Saksamaal juhtus ja kuidas see esimene hääletusvoor läks, nagu ta läks. Kahjurõõmu ei olnud. Sellepärast, et kui koalitsioon pandi kokku ja kui koalitsioonis räägiti läbi ka kõige keerulisemad küsimused, on loomulikult õhus palju küsimusi. Ja ka praegu, kui on moodustatud see koalitsioon ja pärast teistkordset hääletamist, nii-öelda on see ka kinnitust saanud, kantsler on ametisse astunud, ega see ei anna veel täit kindlust, mis hakkab toimuma Saksamaa sisepoliitikas ja kas ja mismoodi hakkab Saksamaa mõjutama ka Euroopa Liitu laiemalt. Võtame kas või selle sama migratsioonipoliitika, mida nimetas ka Jaak ja vist nimetas kaude ka Urmas. Varem on teinud Merz koostööd paremäärmuslastega, kui ta on tahtnud migratsioonipoliitikas läbi suruda seda, mis ei ole vastuvõetav sotsiaaldemokraatidele. Nii et pigem eilse arutelu tulemusena jäi õhku mitmeid küsimärke, kui tugev see koalitsioon saab olema, kas Merz hakkab flirtima ka paremäärmuslastega, kui tal on vaja nende tuge, kui ta hakkab flirtima paremäärmuslastega, kas see kandub üle ka Euroopa Parlamenti, kus samamoodi on suur küsimärk, kas pro-Euroopa-meelsed jõud jäävad püsima selles parlamendi koosseisus nii, nagu nad püsisid eelmises, või ka siin on rohkem tõmblusi äärtele. Me jõuame päris varsti paremäärmuslaste juurde ka. Me oleme päris palju rääkinud, näiteks juba alates sellest Kaja Kallase säutsust, et vaba maailm vajab uut juhti Saksamaast kui Euroopa liidrist, et on vaja, et Friedrich Merz oleks liider. Et kas see on vajalik, mida see üldse tähendab? Mida saab 80 miljonit umbes 500 miljonist, et kuidas saab sellise riigijuht olla liider või me peame lootma ikkagi sellele nagu kollektiivsele Euroopale konsensuse ehitamisele ja nii edasi? No vaieldamatult oleks hea, kui Euroopal oleks selline üks nägu, üks telefoninumber, üks inimene, kes on autoriteet, keda kuulatakse, kelle poole vaadatakse. Kas see saab olema Saksa kantsler Merz? Ma ei oska sellele täna vastata. Sest kui ma vaatan, millised meeleolud valitsevad Euroopa Liidus, millised meeleolud valitsevad laiemalt, kas või Ukraina teemadel, siis mina näen, et palju tugevam jõud on nii-öelda samameelsete koalitsioon, mida juhivad praegu sakslased, prantslased, britid. Prantsusmaal on samamoodi keeruline olukord, presidendivalimised lähenevad, nii et tegelikult seda ühte inimest täna välja tuua on väga keeruline. Ma usun sellesse, et Euroopal saab olema tugev hääl kaitseküsimustes, julgeolekuküsimustes, ka Ukraina küsimustes, kui see samameelsete koalitsioon hakkab tegutsema ja Euroopa Liit omalt poolt hakkab ka lõpuks tegutsema oma kaitsejulgepoliitika arendamisel ja majandusküsimuste arendamisel. Urmas Paet, kas me otsime liiga obsessiivselt seda mingisugust ühte liiderit? Ja minu meelest küll, et minu meelest kõik, kes on siin ka viimastel nädalatel entusiastlikult rääkinud, kuidas Saksa uuest liidukantslerist kujuneb kogu Euroopa liider, et ma arvan, et see tegelikkusega liiga palju kokku ei käi. Et jah, muidugi Saksamaa on oluline ja suur riik Euroopas ja suure majandusega, aga ma arvan, et nii-öelda Euroopa sellist siseelu vaadates ja tundes on selge, et ei teki sellist olukorda, kus Saksa liidukantslerist või ka mõne teise suure riigi juhist saab siis nii-öelda see üks Euroopa liider. Et edu ikkagi juhtimise mõttes Euroopas on võimalik saavutada ainult siis, kui kõik need suuremad riigid suudavad omavahel adekvaatselt koostööd teha, ühte jalga enam-vähem astuda. See on Saksamaa, see on Prantsusmaa, laiemat koalitsiooni vaadates ja just julgeoleku ja kaitseasjadest Euroopas siis laiemalt rääkides ka Suurbritannia. Ja kui ka sellesse nende suuremate riikide juhtide kõrvale siis ikkagi adekvaatselt mahub ka Euroopa Komisjon ja selle president. Ja see koostöö nagu toimib adekvaatselt, et siis on lootust, et ka see Euroopa kui terviku, sealhulgas Euroopa Liidu juhtimine on võimaluste piires efektiivne. Aga ma ei usu sellesse, et isegi kui Saksa juhil oleks ambitsiooni olla midagi rohkemat kui lihtsalt ühe liikmesriigi juht, et siis teised suured, seesama Prantsusmaa või teatud mõttes ka selles samameelsete koalitsiooni kaudu Suurbritannia või mõni veel laseks sellel lihtsalt nagu juhtuda. Et
on näidanud ajalugu seda, et Euroopa üldiselt toimib hästi siis, kui need samad kolm suurt riiki on ühel pildil. Olukorda täna teeb keerulisemaks see, et oli Brexit ja Suurbritannia enam nagu ei ole Euroopa Liidus, aga küll ta siis on selles laiemas koalitsioonis. Nii et jah, et ma arvan, et see on enesepettus kujutada ette, et nüüd kuskilt tuleb ühe riigi juht, kes kujuneb Euroopa liidriks. Seda ei juhtu ja teiseks paraku ka seesama hääletus Saksa Bundestagis näitab, et isegi suur osa või ütleme, et isegi kogu Saksamaa ja isegi võib-olla oma koalitsiooniparteid ei ole täies ulatuses selle uue Saksa kantsleri taga, et see võtab seda hoogu, ma arvan, päris palju paraku maha niikuinii. Jaak Madison, me teame hästi, mida me tahame seoses Ukrainaga, mida me tahame seoses Euroopa kaitsevõimega, mida Friedrich Merz seoses nende asjadega nüüd tegema peab? Tahtmine on taevariks saamine ise asi. Et meie võime tahta väga palju, aga meil on 27 riiki ja lõpuks oluline ju see, mida Saksamaa isiklikult teeb, kui me vaatame praegu, kuidas Saksamaa kaitsetööstus buumib. Rheinmetalli aktsia on tõusnud viimase 4 kuuga üle 100%, ehk et investeeringud kaitsesse on nagu tohutud praegu Saksamaal. Ja ma arvan, Saksamaa on võtmas seda vähemalt nagu kaitsepoliitikas loomulikult sellist nagu juhtpositsiooni, kui me vaatame investeeringuid. Kas ülejäänud Euroopa tuleb seda kaasa? Ega isegi Merz ei saa anda käske kätte hispaanlastele, itaallastele, et te peate nüüd sama tegema, mida nemad Saksamaal teevad. Meie asi on olla heades suhetes ja koostöös nii Ameerika Ühendriikidega. Ma arvan, et meie asi pole öelda, et uus vaba maailm vajab uut liidrit, kuna Trump kellelegi ei meeldi. See ei ole mõistlik poliitiliselt. Samal ajal Euroopas Saksamaa on suurim ja tugevam riik ja Merz vähemalt poliitiliste sõnumite järgi võiks ju ennustada, et võiks minna asi paremaks, kas ta ka läheb, nii nagu Marina ütles, tema täna julgeks öelda, ma ka julgeks täna öelda. Seega ma arvan, et Eesti riigi julgeolekuga majandushuvid on see, et Saksamaa pöörab tagasi väga palju mitte mõistlikke otsuseid, olgu need Euroopa Liidu just nimelt roheküsimused, immigratsiooniküsimused ja oleks jõulisem kaitseküsimustes. Ma arvan, et esimene samm, mis ta võiks kohe teha, on see, et Tauruse raketid hakkavad liikuma Ukrainasse, mis on olnud viimaste aastate selline suur tülijõun Saksamaale, kas anname või ei anna. Kas ta teeb seda, eks me näe. Kui ei tee, siis ma ei ennustaks, et nüüd, siin on juba raskem ennustada, et kas nüüd Merz on nüüd kindlakäeline juht, et vedada Euroopat jamast välja. Aga see on õunte pealt ennustamine praegu, me ei tea. Ja Merz oli pikalt Saksa populaarseima partei juht, aga mitte enam. AfD on nüüd seda rolli üle võtmas. Populaarsuselt CDU-CSU kõrval, võib-olla isegi ees. Aga samal ajal ta on kuulutatud ka Saksa luure poolt äärmusrühmituseks. Marina Kaljurand, kuidas saab juhtuda, et kõigist riikidest just Saksamaal saadab parem äärmuslasi nii suur edu? Ma arvan, siin on tegemist üldise trendiga, mis valitseb mitte ainult Saksamaal, vaid mis valitseb ka Ameerika Ühendriikides, mis valitseb ka Ida-Euroopas, vaatame presidendivalimisi Rumeenias. Praegu on parem äärmusluse suur tõus, mis kindlasti sai tugeva veel sellise taganttõuke president Trumpi valimistega ühelt poolt. Ma arvan, Saksamaal on oma ajalugu ja eks nad ikkagi elavad veel ka oma ajaloos ja võib-olla see on ka see põhjus, miks just Saksamaa kuulutas parem äärmuslased ebaseaduslikeks või riigivastasteks, arvestades seda, mis toimus enne teist maailmasõda, milline oli Saksa sisepoliitika Hitleri ajal, sest on ju ka seda võrreldud, et kui vaadata, mida räägivad parem äärmuslased, kuidas nad räägivad sellest, kuidas majandus tuleb korda teha, kuidas inimestele tuleb tagasi võim anda, kuidas võim on võõrandunud inimestest, siis need on Hitleri jutupunktid. Ja kui tuntakse, et see tuleb jälle päevakorda ja ajaloost ei olda õpitud, siis Saksamaa otsustas teha sellise sammu. Aga ma ütleksin veel kord, ma ei piirduks ainult Saksamaaga. Me näeme, et parem äärmuslased tõusevad ka mujal maailmas ja kui sa püüad midagi keelata, siis võib-olla sellel võib-olla ka vastupidine efekt, mida me nägime näiteks ka Rumeenia presidendivalimiste esimese vooru järel, kui üks kandidaat oli kohtu poolt kõrvaldatud on vale sõna, valimistest eemale jäetud, siis tegelikult võitis esimese vooru, sisuliselt temaga samasugune kandidaat. Sellele samale AfD-le teeb üsna jõuliselt tuge Donald Trump ja AfD on nüüd siis Friedrich Merzi ja CDU peamine konkurent. Mida te selles olukorras teeksite, Urmas Paet, kui te oleksite Friedrich Merz, et teil on vaja konkureerida konkurentidega, aga samal ajal on USA läänemaailma kõige tähtsam liitlane? Eks need reaalsused, mis su ümber on, neid muidugi tuleb arvesse võtta ja on selge, et ikkagi suur osa ka Trumpi välispoliitikast, sealhulgas Euroopa poliitikast käib läbi Ameerika enda sisepoliitika ja ütleme suhetega
endiste siis Ameerika presidentidega ja demokraatidega ehk seda me oleme näinud ka paljudes teistes välispoliitika asjades ja väljaütlemistes Trumpi ja tema tiimi liikmete poolt, kus on heidetud ju ette ka Zelinskile seda, miks ta sel ajal, kui Biden oli president, suhtles umbes demokraatidega ja nii edasi, et see kõik käib jätkuvalt läbi väga selliselt Ameerika sisepoliitilise võtme ja sealt tuleb ka siis see, et väga selgelt, eks ole, Trump ja tema nii-öelda meeskond on määratlenud ka Euroopas, et need parteid on nagu meile meeldivad, eks ole, need teised parteid teistes riikides ei meeldi, kus meile meeldivad parteid on valitsuses, siis nendega on asjad justkui paremad, Itaalia näiteks. Nii et eks see on see tänane reaalsus, mida tuleb arvesse võtta, kuigi ma ei usu, et see saab nagu Saksa tegelikku sisepoliitikat kuidagi määravaks. Ja nagu küsimus oli see, et miks just Saksamaal täna see alternatiiv Saksamaale nagu nii on saanud tuule tiibadesse, siis ma arvan, et väga iseloomulik oli see sama, kui te vaatasite pärast viimaseid Saksa Bundestagi või parlamendi valimisi Saksa kaarti, kus siis erinevate värvidega näidati, millises Saksamaa piirkonnas mingi partei kõige parema tulemuse sai, siis sellel kaardil ju üks ühele sisuliselt joonistus välja omaaegne Saksa demokraatlik vabariik ehk Ida-Saksamaa, kus siis valdavalt kõikides piirkondades need valimised võitis see sama alternatiiv Saksamaale. Ja see tegelikult ju räägib seda keelt, et hoolimata sellest, et Berliini müür kukkus üle 30 aasta tagasi ja Saksamaa taasühinemine oli üle 30 aasta tagasi, siis seesmiselt see ühinemine ei ole kaugeltki nii kenasti läinud, et ei ole tekkinud ikkagi sisuliselt seesmiselt ühte ühiskonda, vaid need endised Ida-Saksa siis piirkondade elanikud tunnevad, et nad on ikkagi kehvemas olukorras kui see endine Lääne-Saksamaa, nende sotsiaalmajanduslik olukord on kehvem, tööpuudus on suurem, ehk need viimaste aastate majandusraskused on neid löönud kõvemini. Ja loomulikult see kipub tekitama sellist protestivaimu, alternatiivi, eks ole, olemasolevatele valitsusparteidele. Nii et seda me selgelt näeme. Teine, mis väga emotsionaalne ju on olnud ka Saksamaal, on see sama immigratsiooni teema, kus see kriitika on ka palju laiem kui ainult, ütleme, klassikaliselt AfD partei ja toetajad. Nii et ma ütleksin, et need kaks asja on see, mis täna on Saksamaal selle äärmuslikuma partei jälle edule lükanud. Jaak Madison, ma mõtlen, mis on teie kodupartei, mõtlen, mis on teie fraktsioon ja mul on siiras küsimus, et mis on praegult üldse teie seisukoht AfD osas? Minu siiras seisukoht on see, et AfD on osade uuringute järgi kõige populaarsem erakond Saksamaal. Ja kui me räägime siis nende kriitikast valitsevate parteide vastu, tähelepanu juhtimine majanduslikule olukorrale, siis kui Saksamaal ei oleks majandusprobleeme, kui Saksamaa töötlev tööstus ei oleks langenud viimase 5 aasta jooksul, kui Saksamaa maksumaksja tarbija ei maksaks kinni, on see roheäärmuslus, on see kehv majanduspoliitika, kui ei oleks probleeme immigratsiooniga, kui ei oleks 2016 Kölnis üle 1000 naise vägistamist immigrantide poolt, kui sellised probleeme ei oleks, siis AfD toetus ei oleks umbes 25%. Ehk need probleemid on. Ja need probleemid on ilmselgelt kelle poolt tekitatud, siis need on vanade parteide poolt. Te ütlete, et see on halb, et AfD toetus on nii suur? Mina ütlen, see on Saksamaa valijate asi. Minu asi pole öelda, et Ameerika valijad teevad halva valiku või Saksamaa valijad teevad halva valiku. Saksamaal on oma probleemid. Eesti esindaja asi Euroopa Parlamendis või Eesti valija asi ei ole minna õpetama Berliini või Ida-Saksamaal ütlema, et teate, sa lollid, valite valesti. Me arvame paremini. Ei, Saksamaal ongi väga tõsised probleemid, mis on tekitatud suuresti CDU ehk konservatiivide kui ka sotsialistide poolt, kes on põhjust jaganud võimu viimase 30-40 aasta jooksul Saksamaal alati. Et see ongi nende poolt tekitatud, ilmselgelt. Ja AfD-l on igati õigus öelda, et meil ongi tohutud probleemid. Kui need probleeme ei oleks, siis poleks populaarsus nii kõrge. Ja see ongi alati selline retooriline võitluseks või ideoloogiate vahel, et kes on parem äärmuslane. Et kui mingi erakond ütleb, et kuulge, et immigratsioon on käest ära läinud, kui me vaatame täna demograafilisi projektsioone, ennustusi Saksamaa elanikkonnas, siis see on katastrofaalne. See on katastrofaalne. Ja ilmselgelt, kui nad ütlevad, kuulge, meil on probleem, siis see ei ole mitte flirtimine mingi Hitleri mõtetega, vaid see on reaalsuse adumine, et mis juhtub Saksamaa demograafiaga järgmise 30 või 50 aasta jooksul. Ja see ongi probleem, et hakata mingid mõtted mängima, keelustama ära. See on klassikaline asi, mida vasakpoolsed teevad, et kui on mingi partei, mis meile ei meeldi või kes ei jaga meie ideoloogiat, paneme parem kinni. Et pigem see on selline stalinistlik, hitlerlik režiimi ihalemine. Et täna Saksamaal olid hiljuti valimised, Saksamaa valija andis selge hinnangu 50% koma midagi
valijatest valisid konservatiivide kristlike demokraatide poolt ja AfD poolt. Iga teine valija üle Saksamaa valis muutuse poolt, aga nad said siis nii-öelda sunnitud koalitsiooni konservatiivide sotsialistide poolt, kuna siis üks partei on nagu mitte parketikõlbulik oma siis probleemidele osutamise viisiga. Et see ei ole väga demokraatlik. Ja kuulame, mida ütles sel samal teemal ka Sven Mikser. Sven Mikser, Friedrich Merz kukkus esimesel hääletusel läbi, teisel pääses siis lõpuks kantsleri ametisse. Mida see tähendab? Kas ta on nüüd nõrgem kantsler, kui me pärast valimisi eeldasime? No ma arvan, et tegemist oli ikkagi ühekordse šokiga, et 18 häält võrreldes koalitsiooni liikmete absoluutarvuga on muidugi suur kaotus, aga hetkel ei ole mingisuguseid märke sellest, et tegemist oleks mingisuguse organiseeritud vastuhakuga, pigemini ilmselt erinevatel põhjustel siis skeptilised või pettunud saadikud avaldasid meelt. Saksamaa poliitikas ei ole tegemist väga tavatu sündmusega kantsleri ametisse nimetamisel, tõsi on see esmakordne juhtum, aga liidumaades on see pigemini viimastel aastatel kujunenud reegliks, et esimene hääletusvoor kujuneb selliseks meelsuse näitamiseks ja teine voor annab tulemuse. Aga loomulikult eks Merz peab arvestama sellega, et tema ülekaal Bundestagis on siiski võrdlemisi habras. Et oluline on, et nüüd edasistel olulistel sisulistel hääletustel see koalitsiooni ühtsus püsiks. See tähendab, et see, kuidas me oleme Merzist rääkinud just Euroopa juhtimise kontekstis, Euroopa liidriks olemise kontekstis, kui sellist asja on üldse vaja, kas me saame loota sellele, et me saame endiselt selle loodetud Saksamaa uue juhi, kes annab mingisuguse uue hingamise mitte ainult Saksamaale, vaid ka Euroopale? No loota kindlasti võib, aga ma arvan, et see peab nüüd selguma töö käigus. Et selleks ei saada ühe hääletusega, selleks saadakse ikkagi reaalselt oma riiki ja Euroopat läbi kriiside juhtides. Et Merz on teinud nüüd tugeva alguse, külastades esimesena Prantsusmaad ja Poolat, näidates, et see soov ja ambitsioon temas endas on olemas. Et eks nüüd sõltub sellest, kui hästi see koalitsiooni ühtsus püsib Saksamaa sees, sest poliitik, kui tahes ambitsioonikas ja teotahteline, kui ta oma riigi sees nii-öelda tugevat pidepunkti ei oma, siis ta tegelikult saab ainult piiratud määral seda rolli täita. Et me näeme näiteks Prantsusmaa puhul ju seda, kus Macronil stabiilne enamus parlamendis puudub ja see kindlasti halvendab tema võimet täita nii-öelda Euroopa juhtiva poliitiku rolli. Läheme edasi. Maavarade lepe on sõlmitud. Telegraph kirjutas hiljuti, et USA on vaikselt loobunud nõudmisest, et Ukraina korraldaks valimised. New York Times kirjutas pühapäeval, et USA võib saata 1 või 2 täiendavat Patriot-süsteemi Ukrainasse. See kõik siis järgneb Trumpi ja Zelenski kohtumisele. Jaak Madisson, teiega jätkakski. Kas Trumpil on saamas Putini mängudest lõpuks villand ja mida te üldse, kui suur Trumpi fänn arvate Trumpi positsioonist Ukraina teemal tema ametiaja esimesel 4-5 kuul? Kus teie teate, kelle fänn mina nii väga olen? Ma olen näinud teie sotsiaalmeediat. Mina vaatangi valikute paletti, mis meil on. Ja ma arvan, et tõesti olemasolevates valikutes Trump oli parem valik, kui kes see oli, Kamala või? Mis ta nimi oli? Enam ei mäleta keegi enam. Oli keegi Kamala. Et nendes valikutes loomulikult Trump oli tunduvalt parem variant, jah. Et aga ma ei tea, see ei ole mingi rock-kontsert, kus ma fänn on AC/DC, eks ole. Et me räägime pragmaatiliselt sellest, et millised valikud on meile paremad. Kui me vaatame üleüldist suunda Ameerika Ühendriikides, siis ilmselgelt see suund on parem, kui oli demokraatide suund. Kaasa arvatud Ukrainat puudutavas? Ega kaasa arvatud Ukraina puudutavas, sest mida demokraat tegid. Esimese 3 nädala jooksul, kui oli variant anda hävitajaid Ukrainale, siis Joe Biden Valges Majas lõi jala värisema ja ei aidanud Ukrainat. Ameeriklased lootsid, et 3 päevaga Kiiev langeb ja siis hakkame läbi rääkima venelastega, et kui palju Ukrainast ära okupeerite. Ega see relvaabi andmine oli näpu otsaga, et Ukraina päris langeks, aga samas mitte ka ei suruks vaenlast välja Ukraina territooriumilt, aga mis need inimelud läksid, keda huvitas. Et kui me võrdleme täna selle eelneva Valge Maja juhtkonnaga, siis ma ütleks, et Trump nüüd kohutult halvem on, eks ole. Aga eks väga palju kujundab avaliku arvamust ka Delfi Postimehe pealkirjad ja et kes nüüd rohkem mingisugust paanikat õhutab. Et see on ka sõltub ajakirjanike meelsusest. Aga mis sealt päriselt tuleb, eks ole, keegi ei peaks ennustama, keegi julge ennustada. Ega Trump täna ütleb ühte, homme ütleb teist, aga lõpuks tihti kukub välja hästi, aga võib ka halvasti välja kukkuda. Täna on küsimus selles, et kas me peaksime kogu aeg 24/7 mõtlema selle peale, mida ameeriklased teevad, kui samal ajal
täiesti õige märkus on pidevalt olnud see, et meil on 440 miljonit elanikku, USA-s on 300 miljonit elanikku. Et see on ka suuresti ka Euroopa asi nii-öelda oma kodu veel asjad ära klaarida. Marina Kaljurand, mis saab, kui USA loobub initsiatiivist rahu saavutamisel? No ma arvan, ta on juba initsiatiivist loobunud, aga enne kui ma sellele küsimusele vastan, ma tahaksin öelda, mis on suurim erinevus eelmise administratsiooni vahel ja praeguse Trumpi administratsiooni vahel, mida Jaak Madisson siin praegu meil ülistas, siis see suur erinevus on see, et üks lähtus demokraatiast, inimõigustest, rahvusvahelisest õigusest, praegune lähtub Kremli jutupunktidest. Ja see on väga-väga suur erinevus. Kas toetada iseseisvat Ukrainat, kas järgida rahvusvahelist õigust või öelda, et Zelenski ise on türann või autokraat või kes iganes. Tal pole õiged kaardid käes ja oleks pidanud tüli norima Venemaaga. See on see väga suur erinevus. Ja sellest erinevusest tulenevad ka ülejäänud sammud. Ameerika Ühendriikide initsiatiiv. Ma arvan, et see on juba otsast kadunud ja kadumas. Kas Euroopa saab seda auku täita? Relvastuse osas, nii palju kui ma olen ekspertidelt kuulnud, ei saa seda teha üleöö, ei saa seda teha kohe, sest mõned relvasüsteemid lihtsalt ei ole nii lihtsalt Euroopa poolt asendatavad ka sellisel juhul, kui ütleme poliitiline tahe ja rahaline võimsus on olemas. Pikemas perspektiivis ma arvan, et Ukrainal ei olegi täna teist lootust kui samameelsete koalitsioon, kui Euroopa Liidu toetus. See on ainuke, kuidas Ukraina sellest kehvast olukorrast välja tuleb, kus ameeriklasi sisuliselt usaldada ei saa. Jah, Ameerika Ühendriigid täna veel toetavad Ukrainat. Kui kaua see kestab, keegi ei tea. Kas ja millal Trump lepib kokku Putiniga või ta hoopis vihastab Putini peale. Me ei saa iga hommik oodata erinevaid uudiseid. Me peame elama tänases reaalsuses. Liitlane on muutunud, meie liitlane Ameerika Ühendriigid on muutunud. Nad ei ole usaldusväärsed ja kui Ukraina tahab, et keegi toetab, siis see Ukraina peaks praegu pigem vaatama samameelsete koalitsiooni poole. Saate peaaegu lõpetuseks üks hüpotees või küsimus Urmas Paet teile, et nüüd, kus 100 päeva Trumpi administratsioonist on möödas, mitu kuud sellest Trumpi Zelenski madinast Valges majas võiks olla õige hetk, kus saab öelda, et kas Euroopa suutis või ei suutnud jalad kõhu alt välja võtta. Et minu väide on, et ei suutnud. Kas te olete nõus või ei? No kahjuks see kõik võtabki aega rohkem, kui me ju tahaksime, sest see olukord, mida Euroopa peab just kaitse ja julgeoleku mõttes lahendama nii enda jaoks kui praegu ka Ukraina aitamiseks, et see olukord on kujunenud ju väga pikka aja jooksul. See ei ole see, et on mõni kuu või paar aastat ei ole tehtud piisavalt ja nüüd siis pannakse gaas põhja ja võetakse järgi. Et probleem on ju selles, et Euroopa oma kaitsesse suures pildis ei ole adekvaatselt panustanud viimased 30 ja rohkem aastat. Ja nüüd on küsimus, et kui ruttu see selle 30 aasta jooksul tekkinud praktiline lünk täidetakse ja see ei ole ainult relvastuse küsimus, vaid see on ka sõjalise väljaõppe küsimus, see on ka inimeste motivatsiooni küsimus Euroopa ühiskondades, kes tegelikult on ju kasvanud peale terve põlvkond või juba rohkem inimesi, kelle jaoks see Euroopa kaitse ja Euroopa julgeolek ei ole olnud üldse mingi teema. Ja seda nüüd kujutada ette, et ühe sõrmenipsuga või paari kuuga kõike muudab. See ei ole realistlik, et isegi kui nüüd Saksamaa hakkab lõpuks oluliselt adekvaatsemalt investeerima kaitsevaldkonda ja mõni teine Euroopa riik veel, siis see võtab ikkagi aastaid ja aastaid, et jõuda sellele tasemele, kus siis võiks öelda, et nüüd võib olla kindel, et Euroopa saab ka suurema probleemi ja konfliktiga ise hakkama ja on tore, kui Ameerika tuleb appi või aitab, aga et see ei ole enam kriitilise tähtsusega. See võtab kõik aega. Nii et seetõttu, kui me täna räägime Ukraina toetamisest ka sel juhul, kui Ameerika peaks ütlema mingil hetkel, et nad nüüd üldse enam mingitel asjaoludel ei toeta, siis ei ole mõtet jälle mingid illusioone luua. See on keeruline olukord Euroopa jaoks ja nüüd on küsimus, kas mingilgi määral suudetakse leida veel ka tõsisemaid liitlasi ja panustajaid ka veel väljaspoolt Euroopat. Jaapan on väga mures, eks ole, seal teisel pool Aasiat, neil on ka sama naaber Venemaa, nad näevad, kuidas nende suur vaenlane ehk Põhja-Korea on Venemaaga väga tihedalt koos ja saadab oma mehi Ukraina sõtta. Nii et tegelikult praegu peaks ka Euroopa jaoks ka nende koostöösuhete ja mitte ainult poliitilise sõbralikkuse, vaid praktilise koostöö jaoks olema palju aktiivsem üle kogu maailma kõigi nende riikidega, kellel ka on võimalik panustada ja ka tahe seda teha. Nii et kahjuks jah, see Ameerika ettearvamatuse komponent ikkagi oluliselt muidugi raskendab Euroopa kaitse ja julgeoleku seisu ja üks väga oluline koht sellise peale riikide panuse on muidugi ka see, mida siis Euroopa Liit ikkagi tervikuna näiteks oma järgmise
eelarveraamistiku kaudu teeb, kui palju ta tegelikult suudab seda poliitilist juttu pöörata ka tegelikkuseks ja see tegelikkus maksab raha. Et siin ma pigem täna isiklikult olen mõnevõrra pessimistlik, kui ma näen seda, et pigem räägitakse ikka sellest, kuidas tuleb kasvatada põllumajandustoetusi ja mitte kelleltki kuskilt ei tohi Euroopa kaitsevõime arendamiseks mitte midagi võtta. Nii et see saab olema järgmine Euroopa Liidu jaoks tõehetk, kui tõsine tegelikult on siis see tahe Euroopa kaitset ja julgeolekut tugevdada. Me kuulame vahepeal ära selle teemaploki lõpusõnad Yana Toomilt. Yana Toom, mis te arvate, mis nüüd saab? Kas Trump jätkab Ukraina rahu vahendamist, kas ta hakkab Putinit survestama või ta loobub kogu sellest üritusest? No ma ei oska siin ennustada, ma arvan, et keegi ei oska ennustada, sest Trump jätab sellise inimese muljet, keda saab päris kergesti veenda ja võidutseb see, kes temaga viimasena räägib. Et peale Vatikani kõigil oli tunne, et see töötas. Aga ilmselt ta on jõudnud kohtuda veel mitme inimesega. Ja kuna ta kogu aeg tsiteerib seda komplimenti, mille ütles talle Putin, et tema on geenius, ilmselt jäi talle väga sügavalt hinge. Nii et ma tõesti ei oska öelda. Minu meelest kõik on võimalik tänapäeval. Kui Trump peaks loobuma, kas Euroopal on piisavalt jõudu, et tagajärgedega tegeleda? See on ju kompleksne asi. Kui Trump peaks loobuma, see ilmselgelt halvendab meie suhted USA-ga, mõtlen Euroopa Liitu. Sellisel juhul meil on väga raske läbi rääkida tollidest ja kogu see kaubandussõda on siis jälle agendas. Nii et siin ei ole seda ei saa kuidagi eraldi võtta, et mis siis saab. Samas Euroopa Liidul on praegu vabamad käed selleks, et võtta laenu ja kuidagi ikka aidata Ukrainat. Aga ma arvan, et see maavaraleping seal ei ole otseselt julgeolekugarantiisid, aga seal on väga otsene Ameerika majanduslik huvi. Nii et ma ei näe võimalust, et olles ärimees, Trump lööks käega sellele võimalusele, kus ta saaks tegelikult raha teenida. Nii palju toimub praegu maailmas ja Euroopas. Merts kukkus eile esimesel hääletusel läbi, paavsti valimise konklaav toimub, Trumpil on kõik võimalikud muud teemad peale Ukraina, et kui palju teie välismaa kolleegide seas siin majas üldse jätkub tähelepanu praegu Ukrainale ja sõja? Jätkub ikka jätkub Ukrainale, seda arutus kogu aeg, aga muidugi ka Hiina on väga tugevalt päevakorras, siis Hiina praegu teeb katseid kuidagi läheneda Euroopa Liidule, meil oli väga tuline arutelu sel teemal eile fraktsioonis. Tänane konflikt India ja Pakistan on jällegi üks selline suur areng tegelikult, keegi ei tea, mis seal toimuma hakkab. Mis puudutab Mertsi läbikukkumist, ma lihtsalt tuletan siin kohal meelde, et keegi Konrad Adenauer kunagi osutus valituks ühehäälse enamusega, see oli tema enda hääl, mis ikkagi kuidagi ei takistanud tal olla väga edukas, nii et ma usun, et see läbikukkumine ja see on selline hüsteerika momendis, see läheb üle ja ma arvan, et ma loodan, et ta läheb ikka väga hästi. Selline oli meie saade täna. Aitäh Marina Kaljurand, Urmas Paet ja Jaak Madisson. Kohtumiseni järgmisel korral.